See lugu on sellest, kuidas õiglane kaubandus võib muuta elu arengumaades. Täna sõltub miljonite aafriklaste elu kakaotööstusest. Rasketes oludes tehtud töö toob aga väga vähe sisse. Pikad tööpäevad kakaoistanduses ei võimalda isegi esmavajaduste rahuldamist. Lääne-Aafrika on rikas oma looduslike varade poolest. Siin on ühed suurimad kulla ja teemantite kaevandused. Samuti on siin väga head tingimused kakao ja kohvi tootmiseks. Elevandiluurannikul elab umbes 22 miljonit inimest, kellest suur osa töötab põllumajanduses. Tekib küsimus, miks piirkonnas, kus leidub nii kulda kui teemante ja kus on suur osa aastast päikeseline, valitseb vaesus. Kahjuks on täna maailmas veel 14 sellist riiki, kus on üle 500 000 koolis mitte käiva lapse. Põhjuseid on palju, kas lähiümbruses ei olegi kooli või ei ole perekonnal raha koolivormi, õppevahendite ja eksamimaksu tasumiseks. Täna sõltub miljonite elevandiluuranniku kakaokasvatajate elu sellest, kuidas neil õnnestub oma toodangut müüa. Ahel kakaokasvatajatest šokolaadisõbrani on väga pikk. Hind hinnasildil ei peegelda tegelikku hinda. Võim hinda kujundada on nendel, kellel on tehnoloogia ja teadmised. Nii kujunebki kakao töötlemisel ahel, kus elevandiluuranniku kakaokasvataja saab ainult 2% oma toote hinnast. Mida teha, et ahel muutuks õiglasemaks ja et ka elevandiluuranniku kakaokasvataja saaks oma tööväärilist palka? Igaüks saab panustada, ostes õiglase kaubanduse märgiga tooteid ja osaledes üle-euroopalises õiglase šokolaadi kampaanias Make Chocolate Fair.